Tere, mina olen Marko ja ma sooviks täna tutvustada enda treeningplaani kontseptsiooni. Lühisisu seab teatud piirangud kõikidele asjadele, mida ma võib-olla tahaks edasi anda. Ja enne kui me läheme selle screen recordiga siin edasi, siis ma tahaks tutvustada, kellele võib sellist asja vaja minna ja miks seda üldse vaja on. Kui ma tahaks nagu väga hea müügimees olla, siis ma ütleks, et seda on kõigile vaja. Plaani justkui sellisel kujul, nagu mina neid loon, on tegelikult ikkagi kõige sobilikum siis inimestele, kes on varasemalt juba veidi jõutreeninguga kokku puutunud. Ehk kuigi kõik videod on lingitud, milleni me ka jõuame, siis ikkagi, kui sa ei ole seda liigutust teinud, siis ma soovitaks pigem viia ennast veidi kurssi, leida endale väga hea treener, kas või minu näol, kes juhendab sind alguses lihtsalt neid liigutusi tegema. Miks meil üldse on kasulik mingit plaani pidada? On puhtalt selleks, et me saaksime paremini hakkama oma arengu kaardistamisega. Ehk lõppkokkuvõttes ongi, et me käime ju trennis ikkagi lõppkokkuvõttes mingi soovitud tulemuse saamiseks, mitte niisama, et aega kulutada või sõpradega aega viita. Ehk siis mõte on ju midagi enamat kui lihtsalt liigutusi teha ja eelistatavalt saada ka mingit kasu, olgu siis selleks konkreetse lihasgrupi või siis kogu keha arendamine üleüldiselt. Niisiis, liigume siit kohast edasi ja kui te jälgite nüüd seda ekraani, siis ma juhendan täpselt läbi, mida minu koostatud plaanid siis sisaldavad ja mida seal mingid asjad tähendavad ja miks ma arvan ise, et see on hea ja kasutan ka ise suhteliselt sarnast süsteemi. Kuigi jah, tõesti, ma võib-olla ei tee endale nii detailselt neid asju sinna, aga arengu jälgimiseks siiski. Niisiis, nüüd te taustal näete seda hiirt juba liikumas veidi. Need plaanid on loodud Google Drive'i, ehk siis see on sulle kättesaadav sinu telefonis. Täiesti normaalne on seda seal kasutada. Ja igal ühel on siis oma unikaalne link, mille kaudu sa saad sinna ligi pääseda. See, kuidas nagu kõik see plaan siia sünnib ja millised on prioriteedid ja nii edasi, sõltuvad juba inimesest endast konsultatsiooni käigus, ilma milleta tegelikult on praktiliselt võimatu ju kellelegi mingit mõtestatud plaani teha, mida ei pea pärast 10 korda parandama või kehvemal juhul, mis üldse ei tööta ja üldse ei meeldi ja ei sobi sinu eluvajadustega. Ja paratamatus on, et meie kõikide elud on veidi teistsugused, kes töötab vahetustega, kes ei tööta üldse, kellel on mingid muud ajalised piirangud, kohustused või kellel on just väga palju vaba aega. Et meil on hästi palju äärmusi ja me peame kõike seda arvesse võtma. Aga hakkame siit otsast pihta. Nagu te näete, tegu on siis testplaaniga, mille ma olengi loonud ainult selle jaoks, et tutvustada seda plaani. Esiteks on meil olemas siin infolahter. Siia infolahtrisse ma lisan enamasti siis igasuguseid videosid, mis ma arvan, et võiks inimesele huvi pakkuda. Ehk siis siia tuleb kas on YouTube, mõni Instagrami video, aga pigem pikema formaadiga teemad, mis varieeruvad toitumisest kuni filosoofiani välja. Ehk siis eesmärk on ju saada paremaks igas aspektis ja pakkuda võib-olla selliseid asju, mille peale inimene ise vahest isegi ei tuleks. Ja selle kaudu jupi haaval saada ka nii-öelda seda hariduslikku funktsiooni, kus on
mingi info juba sinu eest ära filterdatud, ehk siis mõnes mõttes seda tasub kuulata või ta on lihtsalt huvitav kuulamine. Ja siia lahtrisse ehk siia infolahtrisse ma võin lisada ja tõenäoliselt lisangi sageli ka mingeid konkreetseid asju, mis on selle inimese seisukohalt olulised. Ehk mida ma tahan, et ta teeks võib-olla rohkem, mida vähem, mingeid konkreetseid soovitusi ja nii edasi. Et neid asju, mida sinna peaks panema, see kõik sõltub ju sellest, kuidas see nagu tööprotsess on kulgenud ja mida ma näen, et on oluline. Ehk ma ei saagi seda kunagi ette näha. Seda ma saan teha alles siis, kui see protsess on aktiivselt käima lükatud. Nii, järgmisena me jõuame nädala lahtrini ja sealt edasi otse kohe, mis nädalapäeval siis treening võiks toimuda. See ei pea olema konkreetne nädalapäev ja võib-olla isegi ei ole mõistlik kõikidele inimestele lisada konkreetseid piiravaid päevi. Vahest võib olla see kasulik, ehk siis ongi, et kui sa tead, et kui ma mingil päeval seda trenni ära ei tee, siis ma teda kindlasti ei teegi. Aga võib-olla natukene paindlikum lahendus on see, kui me lisaksime siia lihtsalt trenn 1 või trenn 2. Ehk siis kui me nädalas treenime 2 korda, siis meil on lihtsalt 2 erinevat treeningplaani ja vastavalt sellele me läheme ja teostame selle nädala jooksul ära, kui meil on aega. Ehk siis me ei ole piiratud konkreetsele nädalapäevale või ajale. Järgmisena on välja toodud kommentaarid. Need on siis vajalikud nii minule endale kui kliendile. Siia saab märkida siis igasugust vajalikku infot, mis sind häiris, mis sulle meeldis, mida sa tunned, et võiks natuke paremini, mis läks hästi ja kõike võimalikku, et siin nagu otsest nagu mingit konkreetset vormi ei ole, see ongi jäetud puhtalt vabaks selle pärast, et saaks siia lisada vajalikke asju. Nii, ja tegelikult tähtis koht ka võib-olla selle jaoks, et kui midagi on muutunud oluliselt selle harjutuste plokiga, siis saab selle kohe konkreetselt välja tuua. Järgmiseks me jõuame legendini. Siin on olemas seeriad, kordused, siis ette kirjutatud korduste varu, ehk siis mõte on see, ehk kui siin on 1, siis ma tahaks, et need seeriad, mida sa siin teed, oleksid selline, kus sul jäi 1 kordus varusse. Kuidas sa seda peaksid teadma? See on täiesti okei, kui sa ei tea, mis asi see on veel ja ei oska seda täpselt hinnata, kuid selline asi saab selgeks mõne nädala jooksul. Ehk lihtne näide on see, et kui sa tegid 10 kordust, siis su tunne võiks olla selline, et ma oleks jõudnud 1 korduse veel teha. Ja nii lihtne see ongi. Edasi on meil siin siis seeriate arv, raskus, mida me kasutame, kordused, mida me siis reaalselt tegime ja siis kordused varus, mida sa ise tundsid. Et kas see ühtis siis sellega, mis oli justkui ette kirjutatud, ehk mis oleks võinud ideaalis olla, aga võib-olla oli niimoodi, et ei jäänud ühtegi kordust varusse, et oligi täiesti nagu viimane piir, samas võib-olla tundsid, et jäi 3-4 tükki varusse. Ehk siis selle järgi me saame hakata seda vaikselt kohendama, nii raskuste kui kordustega. See ongi selle süsteemi suur võlu, et ma saan iga nädalaselt seda natukene putitada juurde. Siis me jõuame harjutusteni. Harjutused on nummerdatud. Antud testplaanis on siis meil kokku 4 harjutust. Et kui ma siit alla scrollin veidi, siis ongi näete 1, 2, 3, 4. Iga harjutuse juures siis on meil olemas veel täiendavalt märkuste koht.
miks see on tähtis, ongi näiteks, kui ma tean, et mingi harjutuse üles sättimine eeldab, et ma olen siia näiteks pannud, et kasuta laia vööd ja selle masina peal on näiteks mingid märgised. Paneme siis jalad viimase märgise peal. Nii. Ja nüüd ongi see, et meil on konkreetne juhis olemas, kuidas seda harjutust järgmine kord minna tegema. Nii. Nüüd ma ütlesin juba ennem ära, et meil on siis kõik harjutused lingitud. Ja kui me lähemegi siia nüüd peale ja vajutame, siis ta tuleb lahti. Praegu on see küll minu enda video, mida me siin jälgime. Aga siis sa näed ära vähemalt visuaalselt, kuidas üks või teine harjutus käib. Ehk siis, kui sa oled isegi trennis koha peal, sa unustasid ära, siis sul on mingi asi, millele toetada. Sa ei pea puhtalt selle peale lootma, et mul on meeles. Nii, kui me selle siit kinni paneme, siis mul ei ole kõiki harjutusi endal olemas nagu nii-öelda pangas, millega võiks nüüd natukene rohkem tegeleda. Siis on jällegi võimalik võtta järgmine. Ja ongi, et kui sul on harjutus kirjas, siis jällegi sa näed täpselt, kuidas seda harjutust võiks sooritada. Ehk siis me alguses ei pea olema ju täielikult meistrid, aga visuaalselt asja nägemine, mitte lihtsalt lugemine, on alati parem. Nüüd siin on veel meil huvitavaid lahtreid. Ja siin on siis meil hinnang koormusele ja hinnang valule. Ja nendega on niimoodi, neid on võimalik siis täita vastava skaala alusel. Et koormusele me saame siis anda hinnang, kus oli väga kerge, täpselt paras, tahaks rohkem teha, raskemapoolsem, väljakutsuv, liiga raske. Ehk siis see annab mulle infot, kas see harjutus oli sinu jaoks suure väljakutsega või pigem mitte. Ehk siis tuleb mingi skaala sisse ikkagi sellele asjale. See annab jällegi võimaluse paremini, täpsemini kohendada, sellepärast et kui selline asi on sul ikkagi lõppkokkuvõttes kaugjuhtimise peal, et füüsiliselt ma ei saa olla iga sekund siis nii-öelda kättesaadav, kui inimene 1 läheb trenni, 2 läheb trenni või 3 läheb trenni. Ehk siis me kõik treenime erinevatel aegadel, aga pärast on mul jällegi ikkagi olemas ülevaade selle üle, mis on tehtud ja kuidas see tundus. Ehk siis, kui mingi harjutus ikkagi on juba teist nädalat liiga raske või võib-olla juba esimene nädal, et siis me peame asju veidi kohendama kohe. Ja hinnang valule samamoodi, ehk see on natukene tundlikum parameeter, et kui oli selline vähene valu, siis esimesel nädalal ja teisel nädalal võib see olla selline lihtsalt, et ei ole harjunud päris. Mõõdukas valu on juba selline koht, kus võib-olla peab natukene arutama. Ja valus siis selles mõttes, et see tähendab ikkagi seda, et me vahetame selle harjutuse kohe välja. Ehk siis eesmärk ei ole kunagi tekitada lisastressi, lisavigastusi. Ja see on asi, mille taga ma igal juhul seisan. Ja kui me jõuame siia alla, näiteks selle esimese esmaspäeva või trenni 1 siis lõppu, siis alati oleks hea teada ka, et kuidas see kogu komplekt nüüd välja nägi. Et üksikharjutus võis olla sul väljakutsuv, aga kogu treening võis olla täpselt paras. Ehk siis see, et me kuskil natuke rohkem peame pingutama, ei tähenda otseselt seda, et see on halb, aga kui meie treeningud on kogu aeg väljakutsuvad või liiga rasked, siis me tegelikult ju põleme üpris ruttu läbi ja me ei saa lõpuks seda järjepidevuse funktsiooni. Ehk
me ei saavuta sellist head rütmi, kuidas jõuda enda tulemusteni, siis tulemused ei sünni päevaga või 2-ga, nad sünnivad üldiselt kuude ja aastatega, aga kõik need kuud ja aastad siis akumuleeruvad nendest üksikutest treeningtundidest ja minutitest. Ehk oluline on see, et me teeksime neid harjutusi ja treeninguid järjepidevalt ja mida vähem meil pause sinna tekib, seda lihtsamaks kogu see protsess ka meie jaoks muutub. Aga enne kui me lõpetame, näitan siia veel ühe lihtsa asja. Näiteks oletame, et me teeme sedasama belt squati harjutust 100 kiloga. Esimene seeria me teeme 11 kordust, teine seeria me teeme näiteks 8 kordust ja siis teeme 7 kordust. Nii, see on meie esimene nädal. Nüüd oletame, et kõik oli väga hästi, oligi ainult 1 kordus varus. Nii nagu planeeritud. Nüüd, kuidas me saame siia arengu tagada? Meil on tegelikult 2 hästi lihtsat varianti. Esimene nendest on see, kui me tõstame raskust järgmiseks nädalaks. Nii, olemas. Selliselt on see, et kui me läheme järgmine nädal trenni, me peame igal juhul natuke rohkem pingutama kui eelmine kord. Ehk siis me ei pea alati ennast täiesti tühjaks pigistama, vaid see ongi see kontrollitud treeningu mõte, ehk me vaikselt ehitame üles. See 2,5 kilo, mis antud hetkel sai lisatud, võib tunduda üli väike, aga kui me võtame selle 10 nädala peale, see on 25 kilo. Nüüd, kui me muudame selle tagasi, ehk siis kasutame variant 2, siis me võime lisada korduse igale poole. Ja samamoodi me saame jällegi arengut juurde. 2 väga lihtsat meetodit, mida me saame kohe siin rakendada. Muidugi selliselt ma ei kohenda neid plaane, et ma lihtsalt kirjutan ümber selle 1 nädala, vaid et tegelikult saan ma tekitada siia veel neid lisaplaane, ehk siis tuleb nädal 2, nädal 3, nädal 4 ja nii edasi. Ehk siis, kui me oleme näiteks nädal 4 juures, siis meil üldiselt on juba siin paigas, milliseid raskusi me kasutame, kui palju kordusi me peame tegema ja sa pead ainult hindama hakkama, kui palju sul kordusi jäi varusse. Ja nii lihtne see ongi. Seega, kui sulle tundus, et see on meeldiv, siis võid minuga julgelt ühendust võtta, kas kirjutades mulle meili peale või otse Instagramis ja ma oleks väga tänulik, kui sa seda videot oma sõpradega jagaksid, likeiksid ja subscribe'iksid. Okei, pole paha. Nii, aga kõikidel teile head pühapäeva!